Nii, tänu, issand. Issand, me täname ja kiidame, issand, me võime sinu ette tulla, issand. Me palume, issand, ava meie kõrvad, issand, ja kuulama sinu häält ja issand, palun, et praegu kõrvad läheksid kõigil lahti ja kuulaksid, mida sina tahad kogudusele öelda. Me täname, issand, Jeesus, et su vaim liigub siin, issand, ja sina, issand, kõnetad meid praegu, issand. Ja issand, ma palun, et kõik, mis ma oma vaimust ütlen, ärgu kukkugu see kellelegi südamesse, vaid jäägu ainult see alles, mis tuleb sinu vaimust, kallis püha vaim. Aamen. Julgustuseks, et kes mind ei tunne, siis mina olen endine, enne kui ma Jeesus mind kätte ei saanud, enne kui ma ei olnud veel Jeesus oma, ma olin endine õllenarkoman, täielik parm on mu õige nimi, endine nimi. Ja Jeesus tõmbas mind välja. Ma olin väga suure ropusõuga inimene. Kui ma praegu tagasi vaatan enda elu, siis mul on selle pärast väga häbi. Aga issand puhastas mind oma armust. Tema armust olen ma siin. Tema armust me oleme selles koguduses, tema pani mind siia kogudusse, andis mulle uue südame, et ma võiksin teenida teda, ülistada teda. Ja ma tean, keda ma olen teenima hakanud. Ma tean, kes on minu kuningas. Mitte ma ei loe seda piiblist, vaid ma tean, kes on mu kuningas. Ma tean, kes mind vabaks ostis. Ja need asjad on väga lihtne, sellepärast, et selleks, et oma elu muuta, sa ise seda ei saa. Mina ei saanud ise oma elu muuta, see on võimatu. Ma pidin alistuma ennast Jumalale ja ütlema tõde Jumalale. Ja see tõde oli see, et mina ei saa, ma ei taha alkoholist lahti saada. Ma ei taha, ma pidin ütlema seda, olema aus iseendas ja Jumalale aus ja tunnistama, et ma olen mitte suuteline vabanema sellest. Ja siis tuleb kuningas appi. Ja kuningas tuleb nii, nagu tema tahab. Ja puhastab ära sind kõigest sellest saastat. Ja siis sa saad lõpuks aru, et see, kes sinu sees jõi, see ei olnud sina ise, vaid teemon, kuri vaim, kes sinu sees jõi. Ta tahtis sind ära tappa. Ja tahtis sind, et sa ennast ise ära tapaks, et sa oleksid meeleheitel, et sa oleksid igasuguse jamal, et sa oleksid enese süüdistaja. Siis sa saad aru, et sa oled käinud väga jamasid teed pidi ja Jumala vaim hakkab sulle juhatama seda õiget teed, pühitsuse elu ja sa näed, et need viljad, mis hakkavad sust välja paistma, need on armastus, rahu, rõõm, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Viljad hakkavad tulema. Ja see kõik on teekond. Üleile äratati mind ülesse ja ma panin kirja, mis Jumala vaim ütles. Ja ma loen selle ette. Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatus seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. See, et kui Jeesus juurde tulla, siis esimene asi, me peame paluma Jumalalt, et püha vaim avaks meile sõna, seepärast, et ennem on see kinni. See on tavaline juturaamat, sa ei saa mitte midagi sellest aru, mitte muhvigi. Selle jaoks sa pead oma elu Jumalale üle andma, oma elust loobuma, oma ambitsioonidest loobuma, pead vahetama kuningaid. Algus olid sa kuradi meelevallas, siis sa pead vahetama kuningaid, sa ütled ühe kuningale ei ja teisele hea. Ja siis sa palud Jumala tava mulle, näita mulle oma seadusimesi, see on Jumala seaduste raamat. Ja siis ta avab sulle selle. Ja siis hakatakse sind sünnitama. Sind hakatakse sünnitama ülevalt Jeruusalemmast.
See ei ole mingi maine sündima, et sa pead ema üsasse tagasi minema, vaid see on vaimu sünnitus ja selles kadumatus seeme on Jumala sõna, see on kadumatu seeme, seda ei ole keegi kuskilt ära rikkunud. Nii, läheneme ja vaatame, kuidas sünnib Jumala laps veest ja vaimust. Kõige esimene näide on Jeesus ise. Kirjutatud on, Maaria sai käima peale, püha vaim oli varjuks tema kohal ja tehti taevane seemendus. Kohe seletan. Kus püha seeme sõna, Jumal on sõna, Jeesus Kristuse sõna, istutati Maaria üsasse. Püha vaim, Jeesus istutati Maaria üsasse ja seal ta kasvas 9 kuud. Sõna, mille läbi on kogu maailm loodud. See on tahketoit, võib-olla alguses keegi aru saab. Meie, kes me oleme rohkem, meie teame, millest siin jutt on. Sündis nii, et istutatud sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Niimoodi kirjutatud, et Maaria kõhus sündis Jumala sõna. Kogu see, mis siin kõik piiblis kirjas on, kogu see suur paks raamat on Jumala sõna, see on Jeesus. Iga tema sõna on Jeesus, see kõik on sõna, see on tema seeme. Elab sõna. Alguses see võib olla sul surnud kirjatäht, kuna püha vaim peab elavaks tegema. Jesaja 9.5 kuulutas ette, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadele on valitsus ja kellele pannakse nimeks, see on Jeesuse nimi, imeline nõuandja. Sa ei saa mitte kuskilt nõu, kui ainult Jumala käest, Jeesuse käest. Sa võid igasuguste nõustajate juures käia. Need ei aita. Kellele pannakse nimeks igavene nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. See on Jeesuse tiitlite nimekiri. Ka meie peame vaimselt ülevalt sündima. Nikodemus oli selline mees, kes oli Iisraeli õpetaja. Ta oli kirikupastor, ütleme tänapäeval. Kirikupastor tol ajal. Ja tema ei saanud sellest aru. Jeesus vastas talle, tõesti ma ütlen sulle, sellele Nikodemusele, kes oli kirikuõpetaja. Tänapäeval on ka sellised kirikuõpetused, kes aru ei saa, et tuleb ülevalt sündida. Kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Sa ei saa mitte kunagi taevasse. Meil on 2 teed, lai kitsas tee, kuradi kaisu või Jeesuse kaisu. Kes mis teed pole, halli ala pole. Mitte kunagi ei ole niimoodi, ma valin mitte kedagi. Kui sa valid mitte kedagi, valid sa saatana. Automaatselt saatana, sükst asja pole olemas. Jumal ei loonud selle asja niimoodi, siin on ainult pluss ja miinus. Ja need 2 omavahel kokku ei sobi. Kui keegi proovib, siis võib aku peal proovida, aku peal pange kokku, vaata, mis pauk käib. Kõige lihtsam moodus. Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Vaata, pastor küsis. Kuidas ma saan? Ta ei saanud aru, tal oli vaata kinni. Ega ta saa minna ei tagasi ema üsa sisse ja teist korda sündida. Vot, Jeesus maineb Nikodemusele oma 3 ainu nime. Jeesus on 3 ainu Jumal, isa, poeg ja püha vaim ühes isikus. Ja Jeesus mainib Nikodemusele oma 3 ainu nime. Tõesti maa. Isa, poeg ja püha vaim. Tõesti maa. Alati ta ütleb, tõesti maa. Täis armu ja tõde. Vanas testamendis on öelnud Jumal oma 3 ainu nime. Mina olen. Kui keegi ütleb, et Jumal ei ole 3 ainu Jumal, siis vaadake, alati räägitakse mina olen, mitte mina olen. Mina olen. Mina olen, mitte olin, mitte tulen, vaid mina olen. Pidev olemine on Jumala 3 ainsuse nime. Ta ütleb Nikodemusele, terve Uus Testament on täis tõesti maa. Kui me olime maailmas, siis me olime surnud vaimuga. Siis meie vaim oli surnud, kui me maailma inimesed, kui me Jeesusega ei ole kohtunud, siis oleme me lihtsalt, ütleme niimoodi, hallid alad, kes liiguvad ringi. Me oleme surnud vaimuga. Sa elad küll, aga tegelikult on see vaim on seal surnud. Ühenduseta Jumalaga. See tähendab seda, et kui kellel Jeesust ei ole, sul ei ole ühendust Jumalaga, allikaga, eluallikaga, sul ühendus, põhimõtteliselt oled sa vaimses mõttes surnud.
Ja Jeesus ütleb seda oma sõnas Matteuse 8:22. Ja Jeesus vastas talle, järgne mulle, lase surnutel oma surnud matta. Kellel pole püha vaimu uuendust, see pole Kristuse oma. Et taevasest vaatepildist need inimesed, kellel Jeesust ei ole, nad küll elavad, nad käivad siin 2 jalaga ringi, aga neil ei ole eluallikaga ühendust ilma Jeesuseta. Need nimetatakse vaimses maailmas surnud olenditeks. Sa tead küll, et sa elad, aga tegelikult oled sa surnud. Seeme on Jumala sõna ja kui see püsib meis, siis me eristame pattu. Vaata, kui seeme sinu sisse tuleb, Iva, Jumala sõna, siis me eristame pattu ja teame, mis on patt ja me väldime igat pattu, kuid on neid, kelles Jumala seeme ei püsi. Nüüd on see, vaata, ma räägin Jumala sõna praegu, see seeme, kas see hakkab sulle sisse minema või ei hakka. Ja on neid, kes ei püsi. Kurat võtab seemne ära. Kurat tuleb, võtab selle seemne ära. Siis ütleb, see on liiga kitsas tee, ei, ma ei saagi mitte midagi. Ja siis sa oled, põhimõtteliselt oled sa, kurat varastas su seemne ära. Ja see lämmatatakse ja seeme ja inimene ei sünni ülalt, sest viljast tuntakse puud. Seepärast, et kui seeme tuleb sulle sisse, siis hakkab see ka vastavat puud kasvama. Teatavasti kästakse meil lõpuni vastu pidada ja taevatee on läbi puhastusprotsessi kulgemine. Kui sa Jeesus juurde tuled issandale oma elu üle andma, siis hakkab sinu puhastusprotsess. Ja sa annad oma elu ära issandale, siis sinu sisse, sind elustatakse. Täna on see võimalus. Annad oma elu ära, vahetad kuningad ära, su vaim üle elustatakse, siis sa oled elus vaimuga. Aga nüüd tuleb sul edasi selle püha vaimu abil oma ihutegusi suretada ja see on protsess. Ärge kuulake ühtegi õpetust, meid ütleb, et nipsuga tehakse sind korda. Mind ei tehtud nipsuga. Mind ei ole nipsuga tehtud. Ma pidin igasugusest asjadest, ma pidin aru andma, et ma olen kuri inimene. Ma pidin aru andma, et ma olen paha inimene. Ma pidin aru andma, et mu ambitsioonid on liiga kõrgel. Ma pidin aru andma, et ma oleks paras molkus. Tunnistama. Alguses sa ei tunnista. Seepärast sa võitled vastu. Sõda hakkab sees. Enda sees hakkab sõda. Kalosnikov käib seal sees. See on see, mida kiiremini sa alandud, seda kiiremini sa võidad. Ma loen edasi. See on läbi puhastusprotsessi. Iga üks, kellel on selline lootus tema peale, meil on lootus, et issand teeb puhtaks. Puhastab ennast just nagu tema on puhas. Seda ütleb 1. Johannes Jumala pühadele inimestele. Meil on pidev puhastus, ka mina puhastan ennast praegu edasi, nii kaua kui ükskord ära puhastatakse mind. Meil on süda on kambriline, siin on mingi asi, siin on andestamatus, seal on enesealetsus. Üks kõige suurem viga, kõige suurem patt, mis inimeste sees on armastuse puudus. Enesealetsus on armastuse puudusest. Isa ei armastanud, tema ei armastanud, vanaema ei teinud kooki, kõik. Vanaema, ma viskan elu sees. Mõni vihkab sellepärast, et vanaema ei teinud hommikul tal pannkooki. Miks sa vihkad vanaema? Aga näed, mõnel on sellised. Ma olen kuulnud inimesi, kes ei suuda oma emale andestada sellepärast, et ema pani neile kollase seeliku selga. Ja koolis narritati. Emale eluaeg vihane. Ma läksin sinna, ma sain narrimise osaks. Sina panid selle kollase kleidi mulle selga, selle jubeda kleidi. Ja kandis seda viha ja sellega sa lähed põrgu teele, kui sa andes ei anna. Nii väiksed asjad, praegu ma vaatan enda elu praegu. Vaatan nii väikeste asjade pärast pead sa põrgusse minema. On ju väga väike asi. Aga andestamatuse vaim, see on kuri vaim, see on nii suur tegelikult. See ütleb, ära anna andeks, ära anna. Võt see ongi see sõda, mis tuleb ära võita. Ja vaata, mis ta sulle tegi. See on kurat, kes see sosistab sul seal. Vaata, mis ta tegi. Ta pole andestust väärt. Igaüks, kellel on selline lootus, puhastab ennast just nagu tema on puhas. Puhastus käib väga lihtsalt. Mitte midagi rasket ei ole Jumala juures. Sa tuvastad enda sees patu,
või mingi asja, kui sa vaatad Jumalale, vaatad, et ma olen eksinud, issand, sinu seaduse vastu, siis otsid 2 tunnistajat, pastori või kellegi venna, tood selle risti alla ja tunnistad oma viga. Jumal kuuleb sinu pisarat ja ta annab sulle andeks ja sa saad kohe, täidetakse see tühi koht püha vaimuga ehk armastusega. Ja sul on kohe hea olla, halleluuja, ma sain ühes patust jagu Jeesusega. Nii, ükski, kes on, vaata, ülevalt, kui ütleb, ma olen ülevalt sündinud, mina olen juba ülevalt sündinud, väga paljud räägivad. Vaadake vilja. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, ei jätka enam pattu tegemist. Saate aru? Ei jätka enam pattu tegemist. Kui sa täna tegid ühe patu, siis sa ei ole ülevalt sündinud. See on see asi, kui Jumala inimesed piiblit ei loe, sa enam ei jätka, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa pattu teha. Mis asi on? Piibel. Mõni ütleb, et ma olen ülevalt sündinud ja ütlen talle, et ütle mulle üks kirjakoht Johannese evangeeliumist. Ei ole Jumala seemet. Järelikult ei ole uuesti sündinud. Terve see asi peab olema sul südames. Siis oled sa uuesti sündinud. Ja me teame seda, et piibel on nii paks, isegi siis, kui sa vist iga päev loed, vist 1,5 aastat võtab aega, kui sa saad ta läbi loetud. 1,5 aastat. Ja kui keegi ütleb, et te olete kohe päästepalvega üle uuesti sündinud, siis see on võimatu. Ja siin on nüüd definitsioon, kui sul Jumala sõna ei loe, siis uuesti ära ei sünni. Need on kitsaste, seal sa pead lugema Jumala sõna ja sa pead tahtma lugema, seepärast, et see on tahe sees, on seukene, ma tahan tead. Seepärast, et see on nii tarkust täis. Nii. Ja see on see, et kui Jumala seeme püsib sinu sees, siis sa ei jätka enam pattu tegemist. Sa tahad kõik asjad, et ära klaarida. Sa enam ei taha pattu teha. Nii, lähme edasi. Nii, Jumal räägib paljudes kirjades taeva riiki kui mehe ja naise kooselu. Jumal, kui hakkab piiblis rääkima, vaatad, siin on nii palju naise ja mehe asju, vaata. Ta räägib taevast olukorda naise ja mehe suhte kooselus. Abielu nagu võtmes. Aga ta räägib taevariigist. Peigmees ja pruut, Kristus ja kogudus. Et sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Need 2 saavad 1. Näe, Jeesus ütleb, see saladus on suur, ma räägin Kristuseks ja kogudusest. Nägid? Sa jätad oma mehe maha, mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Nii. Ja need 2 saavad 1. Võt. Tekib siukene asi. Need 2 saavad 1, tekib lihase inimese mõistuse poolest seksuaalvahekord. See on lihane inimene mõtleb niimoodi. Vaimses mõttes on see vaim, on see, kes elustab sind. Lihast pole midagi kasu. Sõnad, mida ma olen rääkinud, on vaim ja elu. Ta räägib vaimulikust ja elust. Vaimses mõttes meie süda on muld. Pinnas, kuhu peab kukkuma Jumala seene. Me oleme esimeses Moosese raamatus ütleb Jumal, te olete põrm, ehk muld. Põrm tähendab mulda. Ja muld on pinnas, kuhu peab kukkuma Jumala seeme. Ja mulda peab tekkima elu. Südame pinnased on erinevad varianti on toodud. Teeäärsed südamed on kivikribu. Need on teeäärsed, need on siukse südamega, mulla pinnaga, seal on nii kivine, igasugused jamasi täis ja kõiguvad ja ja sinna nüüd kukub. Süda on siuke kõva. Ja tolmune, see on tolmune, ilma vett, vaata tolm ei võta vett sisse. See on tolmune seal igast jama täis. Ja siis ta on nagu seal mõjutatav, kui palveränduri teekonnas oli. Kui mingi häda tuleb kohe, oi, ma pööran ringi. Kui palveränduri teekonda keegi vaadanud oled. Võt siuksed südamed on olemas. Ja rolbu kohe, ma olen päästetud. Ja siis tuli väike press peale, väike triikraud. Ops, ei, ma ei taha siukest Jeesust. Võt siuksed on olemas.
ja kohe pööravad ringi ja need ei kõlba mitte kuskil, need on siuksed parajad, siuksed tegelased, mis ei kõlba mitte kuskil. Nii, külvaja külvab sõna. Jumal on külvaja, taevane külvaja ja külvab sõna, ta külvab Jeesuse. Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad kuulevad, tuleb kohe saatan, võtab ära neisse külvatud sõna. Nägid, saatan tuleb kõrva äärde kohe sodistama. Ei tead, see palve sulle ei aitanud, ei sulle veel jamamini nii ja naa ja võtab sul seal viimase lootuse sõna ära. Mina ütlen praegu sinust näiteks, kui sa olid enne meie alkohoolik, sinust saab absoluutne Jumala armastaja, siin saab armastav inimene, armastav ema, armastav vanaema, siin sa oled armastust otsus lõpuni täis, ma annan lootuse. Siis tuleb saatan, sinust ei saa mitte midagi. See on saatan, ära usu seda saatanat. Sinust ei saa mitte midagi, sa oled tölledi-mölledi, oled siukene, et see on, näed, ja saatan tuleb varastama, varastab selle ära. Teine mees ütleb sulle, pastor ütleb sulle, näed, et kes peab vastu lõpuni, see pääseb, lootuses ei jäta häbisse, annab sulle kirjakohti. Tuleb saatan, ei, sa oled juba häbistatud, sa oled jama, kõik, näe, vaata, sul lapsed sind ei taha ja ema ei taha ja sind ja. Ja siis ta toob sulle nööri, näe, vaata, kui ilus nöör on siin, näe, puu on ka. Vot siis läheb ju niimoodi. Vaata, kui ilus, vaata, libe ilusti sobib ümber kaela. Siuksed mõtted toob. Kurat on väga, tema iseloom on tappa, varastada, hukata. Tema on see 3 iseloomu õiget joont. Nii, millega tema siin tegeleb siin maa peal. Nii, sõna seemendatakse inimesse kõrva kaudu. Jah. Loomulikult ise käib see teistpidi. Siin käib, aga vaimselt käib kõrva kaudu ja teeäärsed ei talletanud usu kaudu seda südamesse. Sa kuulsid sõna, aga see kukkus sul teeäärse, kui sa teeäärne mul tuled, siis kukkus see mitte südamesse, kuskilt läksid läbi soolestiku kuskile. No ühesõnaga usu kaudu, sa pead uskuma seda, mis kõrva kaudu tuleb, siis sa püüga, kuule, mul on praegu lootus. Ma selle ma talletan tead endal südamesse. Ja haarad sellest kinni ja ütled, et see on Jumala sõna ja see pole minu sõna, see on Jumala sõna, see on universumi valitseja sõna ja mina hoian sellest kinni kogu lugu. Ei lase ennast kõigutada. Ja nõnda samuti on sellega, kes on kivisele maale külvati, see on kivine süda. Need on, kes kel sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, aga neil pole juurt. Nad ei ole radikaalsed. Juur tähendab seda, sõna radikaalne tähendab juurdumaa. Nad ei juurdunud armastusse. Neil oli peal, nad olid nagu umbes taim, mis lokkas igat pidi ülevalt hästi, aga juur oli mingi, ei olnudki seal juurt, pealsed olid, nagu kui taimestikuna võtta. Aga nad ei olnud juurdunud seepärast, et nad olid heitlikud. Ja kui need siis sõna pärast hakati rõhuma või tagakiusuma, loobuvad nad kohe. Siis on kui sa hakkad tagakiusu saama. Praegu me teatavasti saavad Iraanis, näevad, Jeesuse ilmutab Iraanis, täna just lugesin, otse ilmutab nagu Paulusele ennast. Jeesus ilmub neile ette oma enda kogu olemisena ja ütleb, ma olen Jeesus. Ja tuhandetele Iraanis praegu võtavad Jeesuse vastu niimoodi ilma igasuguse evangeeliumite. Saad aru? Ja nendele kasvab kohe juur alla, seepärast sa ei saa seda ära varastada, kui sa oled Jeesust näinud. Keegi ei saa sul seda ära varastada. Mina olen issandat näinud. Mul ei ole võimalik minu käest ära varastada seda nägemust, mida mina nägin. Nii suur pätt ei ole. Ja sa ei saa enam. Seepärast ma tean, ma olen silmast silma oled vaadanud ja valet näinud ja tead, kellega sa rääkinud oled. Nii, ja et neil pole juurt, nad ei ole radikaalsed, nad lasevad patuga igasuguseid kompromisse. Ja kui nagu kiusamine tuleb, loobuvad. Kivine süda ei juurdu armastusse. Armastus on see sama asi, kuhu peab juurdima. Et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning oleksite juurdunud ja kinnitatud armastusse. Ehvekluse 3.17. Sinna pead sa oma juure saama, armastusse, mitte viha sisse. On olemas viha juur, on olemas mammona juur,
Kui sa oled kuskil raha juure küljes ja su mõtted on ainult rahal ja äril ja businessil, sa oled vale juure küljes. Rahaahnus on kõige suurem kurja juur on kirjutatud. Ja jälle juur, see on kurja juur. Mõni ütleb, et aga kuidas ma siis ei tea, mis rikkaks saan? Kas meil kästakse siin rikkaks saada? Ja edu, et raha kukub sulle pähe ja kuld ja karda kukub pähe. Jumal on ütelnud niimoodi, et kui sul on riie seljas ja on toit laual, siis olgu see sul küll. Küll Jumal täidab kõik vajadus. Saad autot, saad maja, saad kõike. Ole sellega rahul. Mis aalistid kokku asju? Kui kaugel sa tahad minna? Ja varsti me siseneme sellesse kohta, kus 6 märk otsustab, kes on kes. Siis meid eraldatakse rahasüsteemist ära. Kõigest rahasüsteemist. Piibel ütleb, et saame kõige rahvaste viha aluseks Jeesuse nime pärast. See on nüüd tõe evangeelium, mitte roosa manna evangeelium. Nii, maailma meelsed on poliitilised ärimehed, raha, imurid, nende pilk on maailmal, sõna lämmatatakse nende südames. Nad on nurisünnitus. Saad aru, on olemas nurisünnitusi, inimene vaata, kui enne aegne ei sünni ära. Piiblis on kirjutatud, Jumala sõnas on kirjutatud nurisünnitusest. Ka vesi on Jumala sõna kastmiseks. Veega sa kastad, kui sa oled taim Jumalasse armastuse juurdunud, siis sa vajad ju vett. Vesi on igapäevane Jumala sõna, see on vesi. Sa jood ja sa pead kogu aeg niisutama ja siis sa kasvad. Igapäevane leib on siin. Meie igapäevast leib anname tänapäev, see on igapäevane leib, on Piibel. Jumal kõnetab oma sõna kaudu. Ja see on kui vesi on Jumala sõna, on kasmisest, kui see on segatud maailmaga, toob see nurisünnitusi. Teine kuningate 2 ütleb. Ja linna mehed ütlesid Elisale, vaata, nüüd on linna asupaik on hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha ja maal on nurisünnitusi. See on see, kui Jumala sõna moonutatakse selliseks, nagu ta ei ole. Väga palju praegu käib Jumala sõna moonutamine, et Jumal tahab sind kohe miljardäriks teha, ta tahab sind kohe, annab sulle siuksed kuningakroonid kõrvuni pähe ja alt veel kinni ka, et ära ei kukuks, see kroon peast ära ei kukuks. See ei ole Piibel. See on vale evangeelium, see on nurisünnitus tuleb. Sa ei sünni kunagi ära, kui sa arvad, et Jumala tee rajad siin maailmas. Esiteks peab selgeks teha, me elame kuradi alal. Me ootame taevast, kus elab õigus, kus Jeesus tuleb alla, ta varsti tuleb alla ja lööb selle kõik siin laiali. Ja toob nuhtlused selga inimestele, kes on tema peale kurjad. Ja see maailm on hoitud tuleroaks. Siin ei saa roheluses või mingisuguses asjas siin seda maailma päästa, see on ette määratud hukkumisele. Me ootame taevast ja maad, kus elab õigus. Kas siin elab praegu õigus? Kes on midagi õiget siin näinud? Mina ei ole. Kui leiate, siis öelge mulle ka. Piibel ütleb seda, me elame metsalise territooriumil. Saatan on selle maavürst. Meid kistakse siit välja. Meid tahetakse siit välja, sellest saatane riigist välja, siit sellest süsteemist välja, metsalise süsteemist. Nüüd tahavad seda teha New World Orderit, seda kogu maailma korda. See kehtestab selle 666 märgi, see on orja põlb, see on palveränduri teekonnas, see, kui hakkab pihta, see on see hävingu linn. Not cursed, mitte neetud nagu see uue nimega. Ja see on nüüd see linn, kus kohast meid välja kistakse, äärealadesse, minema sealt. Jumal tahab meid sealt orja põllest välja viia, sellest vastikust orja ikkest. Jeesus on korra juba teinud Moosese kaudu, kus ta tiris Egiptusest välja oma rahva. Nad otsusid ka, mis asja, me peame taevamannad seal sööma, liha ei tulegi. Virisesid ja nurisesid seal. Mis Jumal tegi sellega? Tõmbas nagu luku alt maha ja 3000 inimest sai korraga surma. Virin ja nurin. Võib-olla tahtsid BMW-d seal saada, et siis, kui sealt välja toodi. Ei saa. Kui sulle antakse auto BMW, kui Jumal sind premeerib, siis kiida ja täna taevani, aga ma ütlen, aga mitte, et ära nõua seda. Need kõik asjad on meil kirja pandud sellepärast,
et me neid loeks ja et me ei langeks samasugusesse lõksudesse. See on meil kirja pandud selle jaoks. Näitena, jah. Nii. Ja nüüd me vaatame edasi. Jeesus vastas, tõesti, ma ütlen teile, nii, kohe nüüd läks see näpuga läksid ja maale, Kivisele maale, usu kaudu. Nii, ja ühed on nüüd niisugused, teised on need, kes ohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Loeme uuesti. Nii, rikkus, muretsemine, ahvatlused ja need lämmatavad sõna ära. Rikkuse petlik ahvatlus. Ja lämmatavad selle sõna ära ja Jumala sõna ja sa jäädki viljatuks. Ja nüüd on need, kes heasse mulda külvati. Need on need, kes sõna kuulevad. Nad kuulevad kõrvaga sõna ja võtavad selle omaks ja ka vilja kannavad. Vaata, nüüd on see, mis see Jumal tahab. 30, 60 ja 100 kordselt. Vaata, see on nüüd see, mis Jumal tahab. Ta tahab meile, et see vili kannaks. Ja need on väga head viljad. Jumal võib sulle selle elu, kui Jumal midagi teeb, kui Jeesus tuleb inimese ellu, siis ta pöörab selle kogu su leinamise tantsuks. Halleluuja. Kas on hea uudis? Kui sa täna oled siin mingisuguses depressioonis. Usu sellesse, las see kukub su südamesse. Täna on see muutus ja minu leinamine praegu muudetakse tantsuks. Võta kinni see sõna. Lihtsalt võta kinni ja pärast teeme palve. Ja hea muld on süda, kes talletab sõna ja on oma elu kogemuste varal õppinud vahet tegema heal ja kurjal ja valinud hea. Jumala kartus on hea. Sa lihtsalt sul on kogemusi juba nii palju, sa oled kukkunud aukudesse, erinevate aukudesse ja Jumal on jälle sind välja tõmmanud, Jeesus on välja tõmmanud, jälle oled kuskil augus ja sa oled selle kogemuste varal saanud aru, et ma ei taha enam selle halvaga asjaga tegeleda. Ma tahan nüüd ainult head. Hea on Jumala sõna, ma tahan Jeesust. Ma ei taha. Sa oled hakanud aru segema, et kaua ma siin komistan. Aitab juba. Ma enam ei taha. Saatan tuleb. Kuule, joo üks pudel veel. Joo, Jeesu nimel. Ei võta enam, taganemus saatan, paned vastu talle. Võt, üks pudel veel. Mina tegin selle vea, üks pudel veel. 2,5 aastat langesin ma sellisele kuradi rünnakute alla, kus kohas visuaalne maailm avati mul ja ma nägin iga päev need elukad, mis minu sees elasid enda ümber, mind kägistamas, poomas, peksmas. Ma tean, millest ma räägin. Ja ma õppisin oma kogemuse varal tegema head ja vahet tegema heal ja kurjal. See kogemus tegelikult oli, ma tänan Jumal, need elukad mul seal mööda tuba käisid. Praegu tänan. Sest ma tean, mis asi kurjus on. Ma tean, mis asi elukas on. Ma tean, mis teemon on. Ma tean, mida ta minuga teha tahtis. Ta tahtis viia mind põrgusse tõmmata. Et ma seal oleks igavesti eraldunud Jumalast. Tänu Jeesusele see nii ei läinud, seepärast issand oli mu kõrval ja ta lasi mul sellel juhtuda, et ma aru saaks asjadest. Ja sellepärast ma ütlengi, mida kiiremini inimene alistub Jumalale, seda lihtsam on tal minna. Seda lihtsam. Mina pidin raskesti minna. Ma ei taha, et inimesed elaksid siukseid asju läbi, mida mina olen pidanud elama. Sellepärast ma julgustangi kiiremini hea tee peale minna. Ja nende südames ei ela kahtlus, kõhklus, uskmatus ega argus. Nad on kohtunud oma päästjaga, sõna paljuneb nende sees. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnast, sest ta on alles väetilaps. Tahketoit, ma räägin seda tahketoitu täna, on täisealistele, kelle meeled on kogemuse varal harjunud eristama head ja kurja.
See on kogemuste varal, sa saad aru, sa lihtsalt hakkad aru saama, et need meeled on sul juba nii, Jumal on need meeled paika anda, sa oskad teha valel ja õigel, plussil ja miinusel vahet. Ja Jumal ütleb niimoodi, sina ei saa ennast sünnitada, vaata. Jumal ütleb, tema on omal tahtel. Jumal on omal tahtel, see on tema tahe, meid sünnitanud tõe sõna kaudu. Näed, jälle, piibli kaudu. Kes sõna ei loe, ära ei sünni. Ärge hakaku seletama. Kui keegi ütleb, oi, ma olen uuesti sündinud ja tal ei ole sõna. Piibel räägib hoopis teist asja. Siin selle läbi siin sünnitatakse, sa hakkad vaatama, lugema, ahaa, siit pead meil parandama. Ai, siin on see elukas on siin sees. Vahele jäid. Hakkad seda vihkama. Jumala kartus on kurja vihkamine. Hakkad vihkama oma sees olevat eluviisi, mis ei vasta Jumala sõnale. Sa hakkad seda vihkama ja siis see toob selle pääste. Nii. Ja tema tõe kaudu sünnitanud, sõna kaudu sünnitanud, et me oleksime otsega uudse vili tema loodude seas. Kuid on ka veel üks külvaja. Külvajad on 2. Kurat, vihamees. Tema aga külvab ja tema tuleb kogudusse külvama. Lahkelised, igasugused jura, teatavasti hundid, lambanahas. Et taevariik on inimese sarnane, kes külvas põlvule head seemet, Jumala sõna ütleb, aga inimeste magades, no vaata, kui sa magad seal, siis tuli vaenlane, külvas raiheina nisu sekka ning läks minema ja nüüd, kui oras hakkas tärkama looma, tuli ka raihein nähtavale. Vaata, kui Jumala sõna külvas, head sõna külvas ja siis tuleb kurat, lükkab sulle mingi teise sõna seal, see hakkab ka arenema. Ja see hakkab ka sult südames arenema, aga see toob hoopis teisi viljasi. Ma ei andesta talle kibeduse juured näiteks väga levinud. Mürgitused, nõges kasvab. Kui keegi on nõges kasvab tal südame puul, südame juur seal kõrval, sa kõrvetab. Sa ei saa teda puudutada ka, sa saad juba kõrvetada. Et või ohakas torvib, või no ütleme takjas näiteks. Ja, lähed sinna inimese juurde, kuule, räägid talle paar sõna juttu, et joome ühe kohvi, lähed tagasi, on kamps on takjaid täis. See on sul, see on, kurat on külvanud sinna nüüd, sinna südamesse, siis mingisugust jura. Vot, ja see ongi, tema on ka külvaja. Me ei tohi lasta, me peame oma südame kinni panema, siin praegu sihukest külvi ei toimu. Meil on õigus astuda vahele ja mitte kurade käest võtma tema seemet. Ja nii, ei tohi siin näpuga siin näppida. Oli jah? Aha, jah, nii, jah, Matuse 13:24. Ja me näeme, et on erineva pinnaga südameid, osad on hea muld, nagu lugesime, lasevad oma südamesse külvata, kuradi seeme on uhkus, kadedus, riid, kahtlusi, uskmatust, maailma meelsust, patu sallimist, need on kõik on kuradi seemnest. Seega mõni patt. See on kuradi seene, on küll, see on patt, patul on jalad all, ta on olend. Ta ei ole lihtsalt sõna, ta on olend, ta on jalad all, ta on suu, ta tahab neelata, ta käib ringi, tal on jalad, käib ümber sinu ringi. Ta on elukas, kes käib ümber sinu. Ja Mattuse 13 ütleb, tema lausus neile, see on vihamehe töö, küsisid sulaselt temad, kas tahad, et me läheme korjame selle kokku? Ei, ta vastas, muidugi sihuta raiheina korjates ka nisu välja. Laske mõlemal ühtmoodi kasvada lõikuseni. Lõikuse ajal ütlen ma lõikale, koguge ennem raihein kokku, kimpu põletamiseks, nisu pange aita tallele. Koguduses kasvavad erinevad südamepinnased, osad tegelevad oma südames olevate kuradi seemendega, et neid välja juurida. Näed, meil on kuradi seemned tuleb välja juurida. Kui sul on masendus, see ei ole Jumala seeme. See on kurat sinna pand. Juuri välja see. Masendus. Mis asi see veel on? Ma ei ole nõus selle vasta. Sa pead tunnistama, see on kuradi seeme ja see ei ole. Sellest Jumal ütleb, et täiuslik king tuleb.
see ei ole täiuslik, masendus ei ole mingi täiuslik kink. Ma ei võta seda, Jumal ütleb, et täiuslik kink tuleb Jumalast. Ma küll ei tahaks sihukest täiuslikku kinki, masendust, siis kaklusi, riidu. Mina ei näe, et see täiuslik on, see on kuradi seeme. Me peame aru saama, et kurat on sihuke külvaja, kes külvab sihukest sellega. Igasugune malts lämmatab püha seemne, malts tuleb eemaldada, ahvatlused tulevad kõrvaldada. Need on kõik kuradi seeme. Jakobuse kirjas me näeme, kuidas toimub patu seemendus. Vaata, patt on seemendaja. Ta on selline olend, kes seemendab. See on Jakobuse 1.14. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu. Vaata, me oleme väga tähtsid olema. Enese himu ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastanud, näed, see himu on patt, elukas. Viljastanud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Siin on nüüd vaimses keeles räägitud, kuidas tegelikult sinu sees on mingisugused himud tekkinud, mis on andnud ruumi seemendusele ja see sünnitab lõpuks sulle surma. Aga õnneks sa saad risti alla ära viia. Surmast ellu tulla. See tuleb maha panna. See on nüüd see patu värk. Ohver astub vaimses mõttes patuga seksuaalvahekorda. See on vaimne mõte, mitte lihalik mõte. Ohver satub vaimses mõttes patuga seksuaalvahekorda ja mulda kukub kuradi seeme, umbrohi ja algab püha seemne hävitusprotsess. Protsess, kui umbrohuga ei tegeleta, patt tuleb viia risti alla ja umbrohi surmata kohe on umbrohu tõrjed. Kui me vaatame, suured tünnid jooksvad siin mööda maad ringi, nad teevad kõik selle eest, et nisu kasvaks. Oleme nõus, traktorid sõidavad ringi. Nad lämmatavad seda seemet seal. Ja kiiremini, et sealt mingi malts ei kasvaks. Ja vaimses mõttes on meie asi tegeleda umbrohu hävitusega. Suurem osa kristlastest on tulnud Jumala juurde kivise südamega ja paljud on lasknud aednikul, isa nimi on aednik, see on ka aedniku maja. Jumal ütles, et selle maja nimeks pannakse aedniku maja, isa on aednik. Paljud on lasknud aednikul oma südame mulda pehmendada. Aednik on see, kes pehmendab seda mulda. Aga paljud ei lase. Ei, sa ütlesid liiga teravalt. Vaata, kuidas pastor, sa ütlesid praegu mulle, tead, paljastasid mu patu. Vaata, milline sa ise oled. No. Ja siuksed süüdistused tulevad sellega. Nii. Aga näed, aednik on see, kes räägib pastori kaudu või kellegi juhi kaudu või kellegi jutlustaja kaudu. Ja ta tahab pehmendada su südant, et sinna ikkagi kukuks. Aednik kasutab ka vajadusel sõnnikut. On nii? Tänapäeval ei kasutate. Et mitte juurida taime välja. Kui teie ei paranda meelt, hukute nõnda samuti, ütles Jeesus. Ja Jeesus rääkis neile tähendusmissõna. Ühel inimesel oli viigipuu, istutatud viinamäele ja sellest tuli vilja otsima, ent ei leidnud vilja. Ei armastust, ei rõõmu, ei rahu, ei pikkameet, ei ustavust ega tasadust. Ta ei leidnud vilja. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata, juba 3 aastat ma käin seal viigipuult vilja otsimas, ent leia. Raiu see maha, miks ta raiskab maad. Vaata, Jumal vaatab, et tead, kui vilja ei kanna, kui sa tõesti ei tegele oma südame pinnaga, tead, raiutakse maha. Aga aednik vastas, vaata, kui hea isa on, taeva isa. Aednik vastas on, issand, jäta ta veel sellekski aastaks, kui ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen. Ehk hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis rajuda maha. Jumal vaatab, et sa ei ole, vaata, kui armuline ta on, proovin ikka, ma panen sõnnikut ka. Tead, mis sõnnik on või? Kuradi kiusamine. See Piibel ütleb Jumala, et ära saada mind kiusatusse, vaid päästa mind ära. Kui sa ei taha sõnnikut saada, paranda kiiresti meed, seepärast, et sõnuk, siis pannakse sulle olukorrad, kus kohas sa hakkad meelt parandama. Et üldse vilja kanda peame me pidevalt käima vaimus, siis me oleme puhastusprotsessis. Jeesus vastas talle,
kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Jeesus vastas, sõna peseb meid, Jeesus on elav sõna, Jeesus peab meid pesema. Jeesus, kui me Jumala sõna loeme, siis me leiame kindlasti kuskilt, kus on vaja meil pesta südant. Leiame. Aga kui vaatad siin, et oi, siin on liiga karm, ma täna seda ei võta, siin Jeesus ütleb praegu liiga karmilt mulle, ma võtan siit seda elu ülirohkesti, siis sa juba valid kooki. Tegelikult võtad seda, mis issand sulle andis ja loed seda ja parandad sealt meelt. Mina olen seda kõik üle elanud. Vahepeal on siuke, et siit praegu sain, tead, siis käib enda sees sõda, siis alistud issandale ja ütled, et issand, ma leidsin, patt on olemas tõesti, et Lukas on saanud ligi, alasta mu peale. Peseb puhtaks. Jeesus peseb sind puhtaks ja lähed uuesti ilusti edasi. Nii. Ja viljast tuntakse puud. Nii et kui kuskil on protsess, on näha ka viljadest. Ja asi on väga lihtne. Et lapsed ärgu teid keegi eksitagu, kes teeb õigust on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Kes teeb pattu on kuradist. Põhimõtteliselt, kui sa praegu oled patune, kogu aeg pattu teed, siis Jumala sõna ütleb, sa ei ole Jumalast, sa oled kuradist. Seepärast, et kui sa jätkab pattu tegemist, siis sa ei ole, seepärast, et kui sul Jumala vaim sinuga tegeleb, siis sa ei taha enam pattu teha. See ongi see, kas sa oled Jumalast ei ole. See ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod sinu elus. Jeesus tahab tühistada kogu neid kuradi tegusid su elus. Me peame lubama seda teha. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei jätka pattu tegemist, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa pattu teha, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes on kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka see, kes ei armasta oma venda. Väga selge värk. Siin ei saa midagi moonutada. Kui arvastad pattu teha kogu aeg ja ütled, see mingi patt, siis oled oma isast kuradist, mitte Jeesusest. Alguses, kui sul Jeesust ei ole, siis oledki. Sa pead tunnistama ausalt ära, et sa oled kuradi oma olnud ja siis palud Jumala käest, et issand alasta. Ja ta alastab su peale. Ta võtab kõik vastu. Tegelikult ütleme ausalt öeldes, siis vaimises maailmas kogu aeg Jeesus koputab meie südame uksele. Ammu on koputanud. Ta on gentleman. Sina pead avama südame ukse. Kui sa ukse ei avada, siis ei tule. Ta ei löö sul jalaga ukse lahti või viska sulle kiviga aknast sisse. Ma tulen nüüd sulle südamesse ja teen asjad tead korda. Ei tule. Kui sina ei anna luba, ei tule. Aga kurat tuleb küll. Tema ei küsi mingit luba. Muugib sul südame lahti, oota, ma tõin pornofilmi, vaata seda, kõik asjad. Kurat on muuk varas. Ja ta libistab sul sisse, ta saab ennast nagu A4 ja seal prindib sisse ukse vahel. Ta saab igalt poolt sisse, tolmuga tuleb sisse. Et me peame väga aru saama, need on vaimsed tõed. Ja maailma surve toob ka esile vilja ja 6 märk paneb paika tegelikult otsuse, kes on kes. Kas sa oled Jumala poolel või see? Kas sa oled mammonat armastad või Jeesus? Jeesus ütles, et ei saa kahte isandat armastada. Ja Jumala tahtmine, me peame aru saama, mis asi on Jumala tahe. Meie pühitsus. 1. Thessaloonika. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite igasuguse ooruse eest ja iga üks teie seast oskaks pidada oma astjat. Me oleme astjad, me oleme tegelikult elavad 2 jalaga ja 2 käega majad, millel on pea otsas. Me oleme majad, et me oskaksime oma maja pidamist, oma ihu hoida pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast. Mitte igasuguste himude kires. See on kirg lausa. 2. Thessaloonika ütleb, meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudse viljana päästeks vaimu pühitsuse läbi ja tõe usu varal. Sa pead uskuma seda, mis on siin piiblis kirjutatud, see on tõe usk. See piibel on tõde, Jumala sõna on tõde. Siin praegu tahetakse teha igasugust jura, et ei, Jumala sõna on moonutatud. Ei, kus sa seda ütlesid, et moonutatud on?
Alles leiti rullraamatud, Jesaja raamatud leiti kus kohast? Surnu mere äärest. Kui vanad nad olid? 2000 aastat. Uuriti läbi. Kas on üks sõna muutunud? Ei ole. Kõik on kirjas. Ei ole muutunud. Mitte keegi ei saa siin öelda. Need on kõik valed jutud, ärge need üldse kuulake. Jumala sõna on algusest saati kuni 6000 aastat vana, nii nagu seal kirjas on. Kõik asjad on kirjas. Jumal on selle asja lihtsalt niimoodi teinud. Nii, ja näed, tõe sõna varal, me peame uskuma seda tõe usu varal pühitsuse läbi. Selleks on ta kutsunud meid ka evangeeliumi kaudu meie issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. Me saame kirkuse. Sa hakkad noorenema. Mul just hiljuti käisin oma klassivõnna juures, kes tahtis ennast ära tappa ja võttis Jeesuse vastu ja Markoga käisime seal ja Erki Andresega ja siis ta ütles, et sa oled nii teistsugune, isegi hääl on teistsugune. Ja ma nägin, ta on minuga ühe vanune, ta näeb väga vana välja. Ma näen noor nagu 33 välja. Issand, seepärast issand on niimoodi teinud, need teised inimesed, kes on kuradi omal, need vananevad ära täitsa, ongi täielikult. Mul üks pinginaaber on, kui ma teda nägin, oli endale 6 süsti vist sisse teinud ja mis ta seal teinud oli. Mul täitsa kahju oli vaadata, ta nägi näost nagu 95. Jeesusega ei vananeta, näed, miks ma ütlen? Jeesuse kirkuse saamises, kirkus ei vananda sind, sa oled lihtsalt rõõmus inimene on alati näeb noorem välja. Seepärast öeldakse, et ärge muretsege. Mure toob mis asjad? Kortsud. Mure, korts. Jumal ütleb, ärge muretsege üks tegi. Teie vajadused saagute jättavaks Jeesusele tänu ütlemisega. Tänu Jeesus issand, et sina hoolitseb minu eest. Halleluuja! Tänu ütlemisega lased mured ja koormad Jeesuse juurde. Kõik on kirjas, mis me peame tegema. Ja kui sa oled Jumala lapsi, sa tahadki tänada. Tänu on esimene asi, mis on tänu Jeesus, tänase päeva eest. Ilus ilm on. Kõige eest tänad. Niisiis vennad seiske kindlalt ja pidage kinni neist pärimustest, mis te olete õppinud, kas sõna või kirja kaudu. Näed, pärimused, meil on vaja sõna või kirja kaudu, mis on Jumala sõna. Ja meie issand Jeesus Kristus ise ja Jumal meie isa, kes on meid armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse. Julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas. Näed, me ei saa kuskilt sõnast eemale. Sõna on see, mis on meile jalgadel lambiks. Meil on sõna väga, see ongi see, mis meid puhastab ja pühitseb. Ja meie peaksime palvetama selle palve kogu aeg. Johannese 17 on väga hea, et see peaks meelde jätma. Johannese evangeelium 17 peab ikka kellelegi meelde jääma. See on nii ilus arv, on ju? 17. Issand, palun, et meid leitaks sinu seest ilma oma õiguseta ja pühitsetult ja puhastatult. Kui sa tuled, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Näed, mitte kuskil mujal meid ei pühitseta kui tões. Mitte kellegi jutluses või kellegi õpetuses või mingisuguses teoloogias või mingisuguses kuskil kursustel. Sind ei pühitseta, sind pühitsetakse tões selle sees. Tead, see kirjakoht, mis mind kõnetab, see ei pruugi sind kõnetada. Äkki sinul on kuskil teisel pool mingisugune asi. Võtad sealt lahti, kõnetab sind. Jumal kõnetab sinu südant täpselt, siin on kõik südamed kirjas. Kõik kõnetab ja pühitseb sind tões. Mõni näiteks ei ole kuskil väga palju kurja teinud või inimest tapnud või varvastanud. On teinud vähem kurja. On sulle ka siin kirjakohad kõik, et leida su pattu üles. Kõik on olemas. Ja Jumalal ei ole niimoodi, et Jumala juures ei ole suurem patt ja väiksem patt. Oi, tema on suur patu, kus kohas see piiblis kirjas on. Jumal ütleb, et kõik on pattu teinud ja kui sina, mõne inimene tahab enda pattu nii suureks teha, teadki sa siis oled kuradi kummardaja. Vot, mida sa patus siin suureks teed? Mis arvad, et kui keegi räägib mulle siin, et kui kõva mees ta on kunagi olnud või on ta, tead mis mu sees on? Mul sees kõik püha vaim kurvastab. Mu sees ütleb Jumala vaim, kuule, millal ta ükskord lõpetab? See on jube kuulata lausa. Võt.
Ja see on kuradi kiitmine. Tegelikult on nii, et issand, ma olen patune. Ma olen teinud seda, palun andesta mulle. Alandlikkus peab tulema. Sa pead aru saama, et ma olen siit mööda pannud, sealt mööda pannud. Vaat selle üle Jumal minu sees ja sinu sees rõõmustab, kui keegi tunnistab enda patu üles ja isegi pisaraga ütleb, et Jeesus alasta mu peale. Vaat siis on inglitel rõõm. Aga kui keegi enda pattu nii kõvaks meheks ennast teeb, et või ma tegin seda ja ma tegin tega ja panin sinna pasunasse ja sinna pasunasse. Sa tahad tõesti, et Jumala inimene rõõmustab? Ei ole. Mitte mingil juhul. Sa ei ole siis Jumalas, kui sa selle pärast sa oled kuradi laps siis. Kuradi lapsed rõõmustavad väga. Oi, mida sa veel tegid? Andsid pasunasse. Selge. Mida sa veel tegid? Räägi veel siis ilusti. Oi, kui kõva mees oled. Oota, ma annan sulle uhke märgiga rinda. Vot, uhkuse märg tuleb kõver rinda. Tõstame suureks kõva mehe orderiks. Jumal ei siuksete inimestega, ma ütlen ausalt, kui keegi on Jumalaga kohtunud, siis Piibel ütleb, ta häbeneb seda, mida ta kunagi tegi. Ta häbeneb. Jumala sõna ütleb, et sa häbeneb. Vaata, millised endised olite, üks kirjakoht, mis kohe tuleb seest südamest. Vaadake, millised endised olite, sellised, millel te praegu häbened. Mina küll ei häbene neid asju rääkida, mida ma kõik teinud olin. Aga ma tean, et need on risti all. Ma ei pea nendest midagi rääkima. Teemoitega on niimoodi, kui sa teemoitega välja kui Jumala vaim sa saad Jumala lapseks, siis antakse sulle ka meelevald, oma lastele ta on meelevalla kurjade vaimude üle. Usklikel on see meelevald. Usklikel on see meelevald. Ja kui sa enda sees kurjade vaimudega ei tegele, tekkis sind ära häbistab need samad kurjad vaimud. Näiteks ta võib minna siin suure kirikusse, sa lähed sinna kurja vaimu välja jääma ja kogu kiriku kuuldes ütleb inimese sees kuri vaim, kogu su patud ära. Kõik, mis sa teinud oled, sa jääd häbisse. Nad teevad kõike su pattu, absoluutselt igat su pattu. Need peavad olema kõik risti all. Kõik peavad olema risti all. Ainult siis on neil suu lukus, sest Jeesus pole neil suu lukku. Aga muidu nad teavad igat su pattu, nii et need inimesed, kes tahavad kurjade vaimude välja ajajaks, tahavad, et nad tahavad nagu saada nagu sellist positsiooni, siis need peavad olema absoluutselt puhtad. Mitte ühtegi pattu ei tohi sul olla. Nad kasutavad seda pattu sinu vastu, sinu enda sees olevat pattu sinu enda vastu. Nad on selles mõttes väga suure prokurörid, nad teevad väga hästi, mida nad teevad. Aga ja nad võivad sulle ka seal öelda, et sa oled seda teinud ja siis hakkad ennast seal õigustama. Ei, mina ei teinud! Sa jääd nii häbisse. Parem. Ja neil on seaduslik õigus. Nad käivad seaduste järgi. Põhimõtteliselt on vaimses maailmas niimoodi, et kurjad vaimud otsivad sinu sees, sinu patu, lähevad issanda juurde ülesse kohtusse ja nõuavad sealt õigust sind piinata. Aga kui sul on see rist, kui sealt tuvastatakse, et see on sul Jeesuse risti alla maha maetud see asi ja sa oled selle üles tunnistanud, siis ülevalt õigust ei anta. Vot, see asi käib niimoodi. See on ülim seaduslikult käivad kõik need asjad. Seepärast, et sind tegelikult saavad piinata ainult need patud, mida sa ei ole tunnistanud, mida sa üles ei ole tunnistanud. Kõik asjad, mis on Jeesusel vere alla ära pandud ja armu palutud, need automaatselt kustutatakse sinu eluraamatust. Kõik, mida sa oled kahetsenud ja alla pannud. Et sellepärast ka on see, et iga patt, kui meie siin hakkasime koos käima, siis 3-4 tundi tunnistasime oma patte. Jälle Jumal teile, me kirjutasime üles iga patu, kõik viisime risti alla, eraldi patu. Kui keegi ütleb, et mul on ainult üks patt, siis sa pead lugema rohkem, mida rohkem sa loed, 3-4 tundi, siis leiad, et sul natuke veel neid. Siis tulevad neid, see nimekiri läheb järjest suuremaks. Aga vii kõik risti alla. Ja tegelikult on see asi on väga lihtne. Et see on midagi nagu rasket ei ole. Põhimõtteliselt on see, tuvasta enda seest patt, õppi seda vihkama, palu vii see risti alla ja palu issanda käest armu. Ja issand annab sulle armu. Ja tema ütleb, et see on lõpetatud. Ja tegelikult on kõik asjad lihtsalt.
Aga raske on see, et mõned patud on sellised, mida sa ei taha tunnistada. Sees käib sõda. Enda sees käib see sõda. Ei, ma olen õige. Ei, mis sa tahad öelda, ma olen patu. Sees hakkab sõda käima. Sa võidad selle sõja ainult jaapukis. Sa pead Jumalaga kaklema ja võitma. Muud moodi sa seda ei saa. Sa pead jõudma koolmesse, kus kohas kogu su enda mina seal ära kaob. Mõned inimesed, kes tahavad hästi kõrgust täis saada või väga keegi olla, nendele ma soovitan Hiopi raamatut lugeda. Ja siis, kui ta selle läbi loed, siis Hiopi raamatu ja siis avastad sealt Jumala käest, et mille pärast Hiop kõik selle jama endale kaela sai. Siis sa ütled ka need samad sõnad nagu Hiop 42. Ma olen oma silmaga siin näinud ja ma võtan iga sõna tagasi, mida ma sinu kohta ütlen talle. Sa hakkad aru saama. Vaata, siis sa ütled, mul silmad on säinud. Ma olen rääkinud asju, mida ma ei mõista. Ja siis Jumal andis Hiopile topelt kõik asjad tagasi ja ülendas teda veel kõrgemal. Aga selleks ta pidi nägema sellise tohutu metsiku katastroofi oma elus. Mina säästaksin sellisete katastroofidest. Ma arvan, mitte keegi ei taha Hiopi kannatust, kui me oleme lugenud. Mitte keegi. Mina kaasa arvutud. Aga me ei pea, sest need olid Hiopi katastroof oli kõrkus, uhkus, ülbus. 3 kõige hullemat elukat, mis võib viia sind sellisesse kohta. Ja nad tulevad salakavamad. Kõige salakavamad teemonid on uhkus, auahnus, kadedus, vaimulik kadedus, olla keegi. Siin on, kui keegi tahab keegi olla, kui sa tahad keegi olla, nagu ütleme, et sa tahad kellegiks saada, et mingi tohutu positsiooni ajad taha, siis tegelikult nii palju, kui mina oma usuelust tean ja olen ka lugenud mujalt, siis selle juur on eneseoletsus. Eneseoletsus. See viib uhkuseni, seepärast, et sa tahad ennast kestetada, iseennast kestetada. Aga Jumala riigis see asi käi. Jumala riigis tullakse surema, mitte kestestama. Ja siis sa tahad näidata, sa keegi oled. Aga meie, kui me Jumalaga käime, siis minu nimi on mina ei ole. Tema nimi on tema on. Ja seda, mida mina elan, pean sinna risti peale ennast laskma rippuma. See kogu mu vana elu peab surema. Kogu mu vana elu, kogu igasuguse pattudega, kogu ülbusega, kogu uhkusega peab seal surema ristil. Et ma saaksin seda uut armastuselu elada, mille viljeldeks on armastus. Armastus ei jäta meelde paha, ta ei kelgi ega oople, tal ei ole rõõmu ülekohtust, ta lepib kõigega, usub kõike, talub kõike. Need on armastuse viljad, see puu, millest ma täna rääkisin, peab kasvama selliseid vilju. Ja pead taevaste neitsidega, ingel neitsidega, kes on nähtamatud, kes on meie ümber. Nendega pead väga hästi läbi saadma. Taktitunne, külalislahkus. Nende neitsidega pead sa läbi käima. Kui sa nendega läbi käid vaimses, kui Jumal tahab, siis näiteks nagu Ermase karjasele ta näitas neid neitsisi, kellega tuleb läbi saada. Nendel on nimed. Kui sa nendega koos käid, siis sa muutud samasuguseks. Et palveränduri teekonnas on ka väga hästi teid näha. Nemad tegelikult rüütavad sind sõjaks. Kui keegi palverändurit vaatas, siis teate seda, et kes pani palverändurile sõjariistad, kilbi, mõõga, need samad naised. Taktitunne, see külalislahkus, siis armastus ja hoolivus, mis seal kõik olid, mis selle nimed olid. Nemad riietasid selle palveränduri üleni riidesse, et minna sõtta kuradiga. Ei olnud seal niimoodi, julgus, ülbus ja siis sõtta. Ei ole. Ei. Riietajaks oli see, armastus ei võida, kuri ei võida kunagi ära armastus. Armastus on ülim relv. Sellepärast ütleb ka Jumala sõna, kes saab teile kurja teha, kui te olete innukad tegema head. Teil ei saa kurja teha.
ja patt ei saa teilt luurata. Kui te head ei tee, siis luurab patt, ütleb Piibel. Aga kui te head teete, siis patt ei luura. Vot. Ja. Patt pääseb alati sinna, kus kohas ei ole midagi head, kus on juba midagi haiseb, siis on patt seal juures, vaata. Nurinad, virinad, sealt patt tahab siukest pinnast tahab saada. Ja kahtlused, kõhtlused ja igasugused muud asjad. Ja arad. Aga armastus on selline, armastuste relvadega ja seepärast ongi, kas Efeklase kiri vist ütleb, et riietage ennast armastuse relvadega. Ja siis saad aru, Jumala sõna on armastus. Jumala sõnaga pead ennast riietama ja Jumala sõnaga paned vastu kuradile. Kirjutatud on. Et selles mõttes, et ma väga soojalt, ma kingin teile ka piibli, vaata, kellel ei ole. Et kui Jumala vaim teid kõnetab, ma isegi ütlen, kuidas see piibel lahti läheb, annan isegi sõnad selle jaoks, kuidas minul lahti läks, siis kirjutage alla need kirjakohad, millega saab kuradit rünnata, sest kurat, mina kirjutasin kõik alla. Ma ei tea, kas mul on siin see piibel, on siin. Kui ma sõjas olin, ma olen kogu aeg sõjas, aga siis näed, mul on see minu esimene piibel. See on kirjutatud kõik kohta täis, iga laksuga sai kohe, kurat teile tuli. Ma mõtlen, oot, kohe saad kirjakohaga. Otsisin kohe talle vastava kirjakohal, virutsin sellega, kohe läks jooksis minema. Mind ta ei karda, ta kardab Jumala sõna. Mind ta ei karda. Vot, Jumala sõna eest jookseb minema. Kui sul haige oled, siis otsid haiguse kirjakohad üles. Paned sellega, haigus on vaim, ajad sellega minema. Siin on kõik igasugused kirjakohad ja see ei ole mingi piibli määrimine, vaid sa teed endale sõjavarustuse. Kirjutad kirjakohad üles, millega sa saad kuradile vastu hakata. Seepärast, et meil on juhised piiblis, et kuradile saab vastu Jumala sõnaga. Jeesus ise näitas. Kirjutatud on, sa ei tohi mind kiusata. Kirjutatud on see ja kirjutatud on. Vaata, tuli seal, et hüppa sealt alla. Ja vaimu mõõk, sellega sa paned ja ainult Jumala sõnaga. Jeesus näitas ise, kuidas kuradiga kakeldakse. Ja ei ole muud strateegiat. See, kui sa ütled seal, et kasi minema! See on teele ja toots, no tule siis. Need sõjad ei ole võitmiseks ette nähtud. See on ainult kirjakoht. Kirjutatud on. Jumala sõna. Jumala sõna on vägevam kui kahetõrjane mõõk, mis eraldab kõik luu ja hüdi ja südame meelsuse hindaja. Jumala sõna on kaheteraline mõõk. Et selles mõttes, et issand alastaks meile, et me saaksime selle mõõga väga nagu selgeks. Ja muidugi on see ka vaata, et mõnele võib-olla ütleb, et ma nüüd loen piiblit, aga kuidas ma seda endale südamesse talletan, et ta ju ei jää mulle südamesse või varastaks ära. Siis mina olen õppimata kalamees, ma ei ole kuskil mingi bakalaurus, et ma lugesin piiblist, et Jumal talletab mulle. Ma ütlesin issandale, talleta palun oma sõna mulle südamesse. Ja ta hakkas talletama. Lugesin, psalm 91 on väga pikk salm. Ja see on mul südames. Ma ei pea seda piiblist lugema, mul on see peas. Seepärast, et tema talletas. Tema lindistab sinu südamesse oma sõna. Ja siis, kui sul on seda parajas piisavas koguses seda Jumala sõna sisse loetud, siis Jumala sõna ütleb, parajal hetkel ta toob südame tagavarast selle hea esile. Vahepeal võib olla sul väga nukker või paha asi, aga kui sa oled Jumala sõna lugenud, siis Jumal toob sulle selle elavana siit südamest üles, et halleluuja, su nutt muutub naeruks. On nii? Ja. Ja see kosutab sind. Ja see tuleb ja see ongi nüüd see asi, kuidas Jumal räägib sinuga. Ta räägib sinule sõna kaudu. Jumala sõna ütleb niimoodi, et vanal ajal rääkis Jumal prohvetite läbi ja prohvetite suude läbi, aga lõpu ajal on ta rääkinud poja kaudu.
Nüüd me elame lõpu ajal, ta räägib poja kaudu. Mis on poeg? Poeg on siin. Jumala sõna. See läheb elavaks sulle ja ta räägib poja kaudu. Ja on ka vale hääl, kuradi hääl. Ja ka kuradi hääle sa pead ära tundma sellega, sa saad ainult ära tunda vale raha, kui sa oled uurinud õiget raha. Sa ei saa vale raha kunagi ära tunda, kui sa ei ole õiget raha, kui sa ei ole piiblit lugenud, sa ei suuda kuradi häält ära tunda. Aga kui sa piiblit loed, siis sa tunned kohe kuradi ära. Ütled, et kuule, see ei ole Jumala sõnast kirjas praegu, mis sa siin kaagutad. Sa saad kohe aru, et see on kuradi hääl siin. Sellepärast ongi kõige tähtsam on uurida Jumala sõna ja endale see pähe lugeda ja tähendab südamesse lugeda ja mõistusesse. Jumala vaim kirjutab, ta on lubanud, et ta kirjutab meile, kui me lubame, ta kirjutab meie südamelaudadele selle. Ma loeksin veel enne lõpetuseks psalm 1. Õndsuse tee, ehk ühesõnaga see palmeränduri teekond. Õndsuse tee, see on kõige esimene salm, siin on salmid on ka selles samas piiblis. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal. Vaadake, jätke meelde, ei seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Siis, kui sa seda teed, saad õnnis. Kui sa Jeesusele oma elu ära annad, siis ära käi õelate nõu järgi, ära istu patuste killas ja pilkajate killas. Ära mine paari, ära kuula nende loba. Põhimõtteliselt, kui sa Jumala inimene, sa ei saa seda jura enam kuulata. Vaid kel on hea meel Jehova käsuseadusest. Terve piibel, see on käsuseadus, see on seadus, see on ülim. Sul on hea meel, kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad. Sa vaata, Jumal ütleb, selline on me, kes kogu aeg, isegi öösel kogu aeg mõtled Jumala asjadest. Sa oled siis õnnis, sa kogu aeg mõtled, issand, mis sa selle kirja kohaga tahtsid öelda, mis sa sellega, isegi Jumalas, kõik raamatud, mis on üldse maa peale kirjutatud, on piiblis kirjutatud. Kõik filmid, mida sa oled näinud, on piiblist võetud. Absoluutselt kõik filmid. Aga lihtsalt kurat on ära moonutanud mõned Hollywoodi tarbeks. Lihtsalt pannud moonutuse sisse. Terve see asi, kus me elame, on siin piiblis kirjas. Siis on ta nagu, siis, kui sa seda kõike teed, siis oled sa nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde. Sul on juured seal veeojade ääres, mis kannab vilja. Omal ajal, kohe ei tule pili otsa. Ja mille lehed ei närbu. Ja kõik, mis ta teeb, läheb tal korda. See vaata, mükene hea tõotus on, kui sa Jeesuse oma oled. Aga nüüd on need, kui sa ei taha Jeesust. Aga nõnda ei ole õelad. Kui sa Jeesus ei taha, siis sa oled õel. Nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab, sellepärast ei jää õelad püsima kohtus, taeva kohtusse püsima, seal ei jää, seal otsustatakse põrgusse, ega patused õigete koguduses, isegi õigete koguduses ei jää patune püsima, ta ei jää püsima, seepärast, et Jumala vaim on niimoodi, puudutab sind ja ta lihtsalt, kas ta tahad öelda, et ma olen patune või? Ja, ta ei jää püsima, ta läheb minema siit, ta läheb kuskile sinna, kus patus allitakse. Sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka, see on salm 1. Väga õigete inimese teed, õndsa inimese tee. Soovitav nagu aru saada, et kas sa oled õel või ei ole õel. Jah, et me peame ikka aru saama, mis teed me käime. Ja, et meil on siin 2 ikkagi varianti, õnnistus või needus ja valima peame ise. Et ka üks raamat on selline Tere Printsi raamat, mida soovitan soojalt lugeda. Õnnistus või needus vali ise. Meie teeme valikud. Näed, siuke raamat. Soovitan soojalt lugeda, et meie valida on see. Jumal tegelikult on, seda aru, ta on niivõrd kuningas, et ta on kuningatega kuningas. Ta laseb meil otsustada, mida me valime. Meie otsustame. Ta ei suru me ennast peale. See vali elu. Jeesus ütles ju seal evangeeliumis, ütles, et te ei taha elu, te ei taha tulla minu juurde ega saada elu. Et miks te mind kividega viskate, ma tegin inimese terveks seal, te viskate mind kividega, tahate surnuks mind visata. Ma tulen teile elu andma, aga te ei taha elu. See ongi, inimene ei taha Jeesust, ma olen küllalt inimesed näinud, ma ütlesin, miks sa Jeesust, aga sa oled hull peast või? Sa ei taha head midagi või?
ja ta ütleb, et ei, ma ei taha, mul on nii. Ma ütlesin siis, kui sa Jeesus tahad, sa valid automaatselt kuradi. Siis ütles, et ma kuradit ka ei taha. Ma ütlesin, juba valisid. Halli ala pole. Ja, ei ole. On öö ja päev. Sükest keskpist kohta ei ole. Et halli ala. Et see on jah, selles mõttes on, inimesed on natukene jah, osad inimesed lihtsalt ei saa aru, et see asi on niimoodi. Elame siin kurjas maailmas. Aga Jeesus tahab siit välja päästa meid sellest kurjast sõgedast. Ta isegi ütleb seal Jesaias, laske ennast päästa sellest sõgedast maailmast. Ta hüüab, tarkus hüüab, turgudel on see. Et laske ennast päästa. Meie peame laskma. Ta hüüab, et laske ennast päästa, avage oma südamed. Et laske ennast päästa, ma tahan teid päästa. Jah. Kiitus Jeesus. Jah. Ja. Eks see on, et päästepaadid on väljas. Aga kiitud olgu issand, ma arvan, et tänaseks aitab ja siis lähme ülistusse, teeme vere osaduse. Ja siis läheme ülistusse, ülistame ja siis lähevad eespalve. Te saate kõik mõelda, kes tahab. Meil on eespalvete koht ja iga üks, kes tahab issandale elu ära anda. Ma ütlen ausalt, täna võib Jumal pöörata su saatuse niimoodi. Võtta ta on selline, ta pöörab päeva pealt saatuse ära. Eile olid joodid, homme enam ei ole. Kohe pöörab ära. Jumal on väga võimas. Ja elu hakkab kohe muutuma. Ja sa saad sellest kinnituseks rahu.